Tere, kallis võrkpallirahvas! Siin on Kadi Kullergan ja meil on rõõm täna siis kommenteerida topeltvõistlust, mis on siis Balti liiga ja Eesti meistrivõistluste kohtumine Rae spordikool Viastoni ja Audentese spordigümnaasiumi vahel. Mäng on mõne minuti pärast siis algamas. Kõigepealt omavaheline tervitus ja siis saamegi mänguga alustada. Võistkondade koosseisu mõttes suuremad muudatused on Audentese spordigümnaasiumil, kus on siis 2 mängijat on B-klassi võistlustel, 2 mängijat on vigastusega väljas või haigusega siis pigem. Ja siis üks võistkonna kapten Liis Auväärt on hüppeliigas vigastusega väljas, et siis teise sidemängija kohta mängib täna Laura Anson, kes on siis muidu libero positsioonil mänginud. Rae spordikool Viastonil koosseisus muudatusi ei ole. Arvasid, et lähevad siis täiskoosseisuga mängima ja teevad terve mängu niimoodi oma kõige tugevama koosseisuga. Audentes alustab koosseis nurgaründaja Freia-Liisa Palgiga. Heidi Vahula tuleb vist nurgaründajale, Karmen Tugedam diagonaalina. Helerin Soodla tuleb temporündaja koha peale. Sidemängija kohale ja Kertu Stamm on ka teine temporündaja ja liberotane on meil Kertu Koik. Nii, sidemängina alustab Julia Mõnjakmäe. Nii, temporündajana Triinu Lamp. Teine nurgaründaja on Silvia Pertens. Siin on Nete Peit. Kristel Allorg diagonaalründajana ja võistkonna kapten Liis Kivilo. Esimene libero on Elena Bartašvili ja teine libero oli Sander Tatrik. Tabeliasetuse poolest siis Audentese spordigümnaasium on nii Balti liigas kui Eesti meistrivõistlustel hetkel 5. kohta hoidmas ja Rae spordikool Viaston on siis liider ja on väga tugeval võidukursil. Servimist alustab Rae spordikool Julia Mõnnakmäega. Vastuud 3 meetri peal. Külvastus on hea ja eelmine aeg mängis siis Heidi Vahalu tegelikult diagonaalis ja Karmen Tugedam tempos, ehk siis see on tegelikult selle hooaja nende suurimaid muutuseid, aga plokk on päris hea nendel, nii et ikka püsib päris hea punkt nende poolt. Tuli see temporündaja plokk välja kohe? Ei, ma arvan, et seal on ikka tegelikult raske mängida, et kui sul on Heleri Soodla ja Karmen Tugedam vastas, et tegelikult peab ikka nagu mõtlema, kelle pealt ründama minna. Praegult neil töötas ka plokk, nii et igati hästi. Nii, servi Heleri Soodla. Vastuvad kaugel. Kõrge tõst ülesse. Kristelil on hea nagu kõrgus ka, et see kõrge tõsta nagu igati töötab sinna nagu nurka neile. Jah, ta saab päris hea kõrguse pealt selle kätte, et siis on kohe mänguplats avaneb selle võrra rohkem. Ise ka tean, et tema vastu mängida nende kõrgete tõstetega on ikka päris raske, nagu et see kõrgus on täiesti teine tal. Vastuut on olemas.
tõsta natukene ebaõnnestus, natukene läks kiireks. Oi, hästi löödud. Hea klapp neil tundub olevat, kuigi Mõnnakmäe vist pole nii palju see aeg kokku mänginud Triinuga. Jaa, Mõnnakmäe on muidu teada selline temporündajate kasutaja sidemängija, et igal sidemängijal oma käekiri ja talle väga meeldib kasutada temposid, et siis näha on, et see sobivus on päris hea, et ta leiab selle ühise keele oma mängijatega päris kähku tavaliselt. Nii, nüüd siin oli õnnestunud rünnak Karmen Tugedami poolt. Karmen ise ka servimas ja serv küll õnnestus, aga päris hea kuul oli, et vastuvõtjad oleks kindlasti päris palju raskusi tema, kui serv nii-öelda väljakule maanduks. See on see, et kuni võrguni oli hea serv. Ja Liis Kivilo siis kasutab kohe üle tuleva palli ära. Sellist kingitust on patt kasutamata jätta, aga ja Triinu Lamp, teine järjestikune serv. Huvitav, kelle nad on võtnud nagu sihtmärgiks, et kas on siis libero? Ise ma tegelikult ei usuks, aga okei. Üks jalg ja trossis. Nii, ja Lamp jätkab. Okei, vastuvad kaugel, abi tõsta. Oi, ja siin ei suutnud vist ära otsustada, kes selle palli siis üle mängib. Jah, Lambil on sellised ebamugavad servid. Kukuvad ära vist. Kuidagi võib-olla isegi lendavad pikalt, ma ütleks mõned, aga eks nad on igaüks erinev ja siis ongi vastuvõtjatel on keeruline. Et tegi just väga hea serviseeriaga minu meelest seal Tallinna Ülikooli mängus, kui ma nende treeneriga rääkisin. Et täitsa potentsiaalne mängija siin pikki serviseerijaid tegema. Audentes tegi siin natukene noorteklassi vigu, aga ei ole hullu. Meid võttis kohe time-out'i ja loodame, et siis jätkavad kohe paremini, saavad servi kätte ja peavad maha. Nii, ja Lambi 4. serv juba. Jällegi, üsna ebaõnnestunud vastuvõtt. Siin muidugi teine puude saab tunduvalt parem olla. Paibi kombinatsioon. Ja tõste. Väga hea Irus blokk ees. Ja see on üks keeruline blokk, millest mööda saada. Krister Eliis seal, jah. Et ütleks, et siin Eesti meistrivõistluste kõrgem blokk vastas. Kindlasti, jah. Eelmine serv juba tegelikult tundus siuke audi poole kalduvat, aga Kertu Koik otsustas selle ikkagi vastu võtta. Nüüd ikka maandus audis. Servima läheb Heidi Vaula. Ja hästi leidis, jah. Väga hästi mängib Julia ikka nende... Ja hea lahendus oli, et võib-olla praegu kõige mugavam see rünnak ei olnud, aga Kivilo leidis ka hea lahenduse sellele. Eks me oleme nii kogenud mängijad ka, et oskavad ka natuke keerulisemast olukordadest midagi ilusat välja võluda. Ja, kogu aeg ei pea lihtsalt ründama ja ainult lööma. Blokki august vist tuli nüüd, jah, Freia-Liisa Palgi rünnak. Jah, selle nurga alt on natuke raske näha, kus ta täpselt läks, aga väga ilus pikk rünnak oli. Peatreenerit vaadates ütles, et bloki vahelt tuli. Ja Kertu Stamm. Hästi käes. Ja jälle tempole ja kaitse. Paip.
ja Julli poolt väga hästi ka see lahendatud. Ise tegelikult oleks öelnud, et seda Vibe'i tõstat oleks saanud isegi rünnata. Heidi Vahul andis praegu 2 käega üle. Jah, ei teagi, kas ei olnud päris valmis oleks see, mis oleks võinud olla, aga või tundus endale võib-olla natuke liiga kiire madal see olukord, aga kindlasti siin 2 käega üle antes ei saa seda mänguvõitu lootma jääda. Ja oli üle joone, jah. Rael muidu mõlemad nurgaründajad, nii Nete Peit kui Silve Bertens on väga head paibiründajad. Et mõlemad lendavad päris hästi, aga nad on ka niisugune hea kiirus peal, et sealt on päris hea seda paibi kombot mängida. Nii, Roosi Brigitta Toom. Servesti käes. Ja hea pushball oli praegu selline, natuke tundus siuke nagu Nete Peidilik pushball olevat, siuke täpselt piiri sinna. Jah, see on hea valik, et positsioon 1 mängija siis oli ilusti Hanisse läinud vastavalt süsteemile ja 6 siis peab sammu tegema siis paremale pikka palli mängima, aga niisugune Hani 2 vahele täpselt on väga keeruline mängida. Ja super hea server, siukene nõme asetus ka Audentesele, et seal inimesed jooksevad ja siis kui pall maandub 3 meetri sisse, et on vaja ära otsustada, kes selle võtab seal vastu. Kivilo kasutab päris hästi ära ka neid lühikeseid serve, et ta oma servidega suudab päris hästi mängida just mitte ainult tugevust, aga just seda pikkust. Ja miks muuta, kui töötab ju? Väga head servid. Seal peab Heleri Soode natukene rohkem võib-olla valmis olema. Et võib-olla vaadata ka seda Kivilo nii-öelda nagu servi peale minekut, et käsi juba jääb nagu õhus nagu seisma. Nii, nüüd tuleb siin nurgaründajate vahetus, siis tuleb Anette Arak. Nii ja 3. serv viis Kivilo poolt. Vaatame, kas läheb siin ette jälle. Ma arvan, et ei. Ja proovib. Samas jällegi jah, miks muuta, kui toimib, on ju. Aga läks natukene liiga ahnelt nüüd. Audentese poolt läheb servima Freia-Liisa Palk. Ilus serv. Oi, kui lihtne viga nüüd siit Audentese poolt. Jah, Kristel Allorgi poolt hea valik, et kui on raske olukord 2 käega üle anda, siis üsna hea valik on sinna tsoon 2 lühikest, et on seal kas sidemängija või diagonaalründaja. Ja see tugedami poolt see puudes ja siis praegu ebaõnnestus täielikult. Audentesel vastuvõtt olemas, Anette Arak ja ründas maha hästi. Samuti vist mõni ploki vahelt tegelikult. Siin tundus jah ajastuse erinevus vähekene, et lamp juba natuke oli seal maandumise peal, kui see rünnak tuli. Ja Heleri Soode servimas. Vastuvõtt olemas. Oi, siin oli vist laine kombinatsioon. Pikk pallivahetus, vaatame Anette Arak. Nii. See oli nüüd muidugi huvitav lahendus Julia Mõnnakmäe poolt, et ise oleks oodanud sealt niisugust pikka kiiret 4 peale, et oleks selle rütmi tagasi saanud, et see oli väga ebamugav pall Silve Bertensile ründamiseks. Ja plokk sellega ära võttis. Ja Heleri Soode jätkab. Väga hästi kukkus praegu sinna niimoodi 4-5 meetri peale. Silvial kindlasti hästi ebamugav oli seda võtta ka. Oletan, et oli vasak vahe ka äkki, et parem ikkagi. No eks see piir on tema mängida nii või naa, aga kui ta nina ette kukub, siis on üsna keeruline reageerida sellele. Napilt, päris napilt, hästi mõõdetud Lisandra poolt. Silvia Bertens.
kuidagi nende ette servidega või trossis servidega on Audentes natukene hädas, et võib-olla temporündajad peaksid olema seal rohkem valmis, et võtma ka koormust vastuvõtul nii-öelda. See nüüd oleneb süsteemist muidugi. Mõni treener ei taha üldse, et tempo ühtegi palli katsuks, et ma pigem ütleks, et vastuvõtjad peavad olema natukene agressiivsemad oma liikumise suhtes. Et nagu sa ütlesid enne, et siis saab servi ja kätt lugeda ja lihtsalt see valmis olek, et sa tead, et võib ka lühike tulla, et sul ei ole jalad betooniga maa küljes kinni. No jah, olles Audenteses ka mänginud eelmine aasta, siis ma arvan pigem, et temporündajad peavad ka olema valmis, aga nüüd Karmen Tugedamin rünnak läks natukene pikaks. Nii, ja nüüd tuleb diagonaalründajate vahetus. Siis tuleb number 91 Maria Jefanov. Jälle selline kukkuv serv, seekord üsna hästi käes saavad vähemalt mängida rünnakut. Nii kõrge tõstan ette Arakule, proovib minna neid näppe vist lööma sealt. Jefanov. Tuleb lihtne pall üle anda. Jälle ebatäpne puude. Need on sellised lubamatud vead, et kui sul ikkagi tuleb 2 käega lihtne pall üle, siis see peab olema 10-10 ikkagi perfektne vastuvõtt sidemängijale kätte, et lihtsalt need pallid üle võrgu anda, siis karistatakse kohe ära, et siin ei olegi nagu teist küsimust. See oli Maria Elisabeth Jefanov. Kommunikatsiooni probleem. Ja Paip. Hästi tegelikult oli välja mängitud. Oli, aga mina ütleks, et Paibi tõste jääb neil natukene kaugeks. Jääb joone taha, et see võiks ikkagi olla niisugune 1-1,5 joonest ettepoole, et saaks mängija siis hüpata edasi ka. Nii, ja nüüd võttis time-out'i Audentese spordigümnaasium. No nii, vaatame, kas äkki Audentese spordigümnaasium mõttes siin välja mingi uue plaani. Marko Mett äkki. Eks nad üritavad parimat lahendust leida sellele vastavalt, mis neil võimaluste seas on, et nii haiguste, vigastuste kui mängijate puudumisega siin tuleb üsna palju ümber mängida neid asju. Kui serv oleks hästi käes, siis kindlasti tempot oleks päris hea kasutada vahelduseks. Nii, Hani. Kuite, kas Jefanov ei ole valmis või kuidagi tundub, et äkki võiks olla nagu agressiivsemad sammud sinna palli alla nagu? Just, et see kuidagi ajastus või rünnakule minek on natukene passiivne. Et ei ole sellist, nagu sa ütlesid, valmis olek, et minna tuhinaga ründama ja punkti tooma. Võib-olla ebakindlus siis ka. Nii, Anette Arak. Serv on olemas, vastuvõtt natukene kaugel. Hea julgestus all. Ja uuesti. Ja väga hea nurk praegu, kus lõi niimoodi kuidagi temporündaja käe alt vist sai isegi sealt. Jah, et kõrge tõste jäi lühikeseks, et siis see on see koht, kus tuleb hästi agressiivselt blokis diagonaali hüpata, et tavaliselt need on need pallid, mida mängijad saavad siis sinna 2 meetrisesse lööma minna. Nii, ja Kristel Allorg. Ja eksib. Et praegu vaadates ütleks küll, et Audentese probleem on niisuguse kõrgemate pallidega kuidagi ajastus ja selline positsioon, et neil jääb hästi ebamugavaks see tõsta tavaliselt. Aga see ei ole ainult sidemängija küsimus või kes iganes seda teist palli tõstab, vaid ka mängijad ise peavad enda jaoks mugavaks selle palli tegema, et kõrge palliga nagu aega on, et tuleb oma jalad õigesti kohta saada ja hästi ajastada seda, et siis saaks nagu tunduvalt agressiivsemalt mängida neid raskeid olukordi. Audentes olles ikka päris palju tegelikult trennides tegime seda kõrge palli lahendamist. Hea serv Nete Peidi poolt.
praegu kaitses hästi käes. Huvitav lahendus iseenesest, poleks halb olnud, aga natukene kõrge kaarega oli see, et jõudis ilusti. Ja uuesti proovib, jah. Hea rünnak näppudest. See on hea lahendus, jah, et üks plokk oli ka vist Nad olid küll mõlemad vist seal, ma ei tea nüüd kui korrektselt, et jällegi meie nurgalt on see natuke keeruline näha seda, aga lahendus oli hea, et näppudest lüüa ära sellusti. No nii, Rosi-Brigitta Toom. Vastuvõtt on olemas, tempoga jälle väga hea pikk rünnak, väga vastik on niisugust sellist asja kaitses on jah üsna võimatu, et tuleb nüüd õla kõrguselt ja teravalt, et annab reageerida sellisele asjale. Nii, Eliis Kiviloisaga servimas. Ja jätkab lühikeste servidega. Muidugi Audentes on side üks asetuses ka, et siis ja nad on valinud ka selle jooksulahenduse, et diagonaalründaja siis jookseb 4 pealt 2 ja see on täpselt see asetus, kus sa tahaksid kedagi lühikest servi tegema panna, et seal nii palju jooksmist ja muutusi toimub seal selle hetke. Ilus terav serv. Nii ja kõrge tõste jälle. Freia väga hästi lahendab neid kõrgeid palle kuidagi, et ootab vist viimase hetkani ära ja teeb need agressiivsed sammud. Jah, tema on selline hea ajastusega ja ta läheb nagu neid päris ilusti lööma, et otsib kas kõrgelt käsi või ongi pikad head löögid, et ei rutta sisse ära, ei ole niisugune kukkumise pealt need niisugused kõksud, vaid on ikka korralik rünnak tuleb sealt. Nii ja Palk ise ka servimas. Hea serv, aga kästi käes. Aga väga hea lahendus. Ei ole probleemi. Julia ütles, et siin ei ole probleemi. Super. Nii, nüüd tuleb tagasi vahetus. Tagasi tuleb Heidi Vahula. Nii, Mõnnakma servimas. Vastuvõtt on olemas. Paip jälle natukene. Sellega nüüd ma ütleks, et jäi hiljaks rünnakul, et kui tahta niisugust kiiret paipi mängida, siis lööja peab ikkagi olema juba peale minekul tõsta hetkel, et praegu ta nagu ootas selle tõsta ära ja siis läks, aga siis sealt enam rünnakut ei tulnud. Hea planeeriv serv, Palgil hästi käes ja plokis. Tõsta vist jäi natukene peale ka, aga tegelikult üsna peale, aga see ongi see koht, et siis tulebki leida see lahendus, kas näppudest välja lükata või siis üritada sellest plokist mööda, et Jefanil tegelikult kõrgus on ju olemas, et võib-olla jah, et kogemusega kindlasti tuleb seda rohkem talle juurde. Kindlasti. Nii, selline tagasi vahetus, Karmen Tugedam. Väga hästi käes, kohe Tugedamile ka ja natuke vist on sidemäng ja ründajatega nagu kokkumänguga kuidagi. Nii ja sellega lõppes esimene game siis 25-14 seisu. Võrkpallis rajab teed Viaston. Rae spordikooli Viaston võrkpalliklubi toetab Excellent äritarkvara, sinu äritarkvara partner. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Nii, oleme tagasi. Alustame teise game'iga. Rae koosseis on jäänud muutumatuks. Audentasel ka pole muutusi sisse tulnud. Kindlasti need vahetustega üritavad. Aga vaatame. Nii, vahepeal saime ka siis omale väikse statistika siin eelmisest game'ist. Suurim erinevus siin ongi siis rünnakute lahendamisel, kus Rae siis lõi ära 41% ja Audentesel jäi see 19% peale. Kõige suurem punktitooja esimeses game'is oli Liis Kivilo 7 punktiga, mis on tempomängija kohta üsna hämmastav. Lõi 6 pallist 4 ära, juurde 2 serviässa ja 1 plokipunkt. Audentese poole pealt oli suurim punktitooja Freia-Liisa Palk 3 punktiga ja lõi 7 pallist 3 ära. Siit rünnaku iga Nette Peidi poolt. Teine game on kindlasti raskem ka, et Audentes on selline noorte tiim, et kindlasti tulevad uue tuhiga peale ja Raeli saa nii-öelda kergem olla. Serv on hästi käes. Väga hästi mängitud nüüd siia ühese ploki vastu ja Netel pole mingit probleemi seal lahendamisega ka ja punkt Raele. Jah, Nete tunneb ennast üsna mugavalt nendest kätest ära mängimisega, et keeruline pall võrgu peal talle meeldib tunduvalt rohkem kui eemal olev pall, et sealt ta saab mängida nende kätega ilusti. Nii, Audentesel vastuvõtt kaugel. Roosi Brigitta Toom tegelikult sai suhteliselt okei tõsta, kindlasti hästi raske, aga Freia-Liisa Palgid siin natukene huvitavam lahendus, et kindlasti oleks saanud äkki hannitada või kasvi kahe käega üle anda, et see oli väga keeruline pall ka. Kristel Allurg väga ilusa serviga. Jällegi raskustest tuleb lihtne pall üle. Praegu temporündaja plokk küll toimus Paibile, aga Julia Mõinakmäe leidis väga ilusa lahendusel. Päris osavalt jah, saab isegi 3 meetri pealt lasi nagu päris julgelt ise üle selle, et ma ei oleks ka arvatavasti oodanud seda lahendust. Ja Kristel Allurg jätkab servimisega. Ja eksib. Audentese poole pealt servima Freia-Liisa Palk. Nii, Rae nüüd asetuse viga. Täpselt ei saagi aru, kes seal oli nüüd. Ja Julia oli siis ühe asetuse võrra edasi liikunud juba omadega. Nii, ja Freia jätkab uuesti. Eelmine oli päris hea hüppe planeeriv, aga nüüd läks kuidagi vist piiri otsima sealt diagonaalis. Servi viga. Rae poolt jätkab servimist Nete Peit.
huvitav serv. Tuleb Haniga üle ja ei saa üles enam seda. Tundub, et kuidagi vist tõstud jäävad kiireks Audente seal, sest et kuidagi ei ole näinud nagu siukest tugevat rünnakut ja päris palju nagu hanitamist nende poole pealt. Ja ei saagi nüüd aru, et kas see... ma ei ütleks, et ühe või teise taha jääb, et see klapp ei ole ilmselt väga hea. Aga nagu juba nende servide asjade poole pealt näha, et siis selline keskendumine või niisugune valmisolek on kuidagi selline puudulik natuke, et kindlasti alati saab küsida kvaliteeti rohkem nagu ka sidemängijalt, aga samamoodi eks pooltööd jääb rünnakute teha, et nad ründajate teha, et nad peavad siis ise ka olema ikkagi valmis peale minema nendele eriti rasketele pallidele. Ja nii kõrge tõsta, vaata mus Heidi lahendab ja lambi plokk oli olemas, korrektselt käed üle ja plokk on olemas. Jah, nende kõrgete pallidega on see, et plokil on aega koht ilusti valida, et siis ründaja peab natukene nutikamalt lahendama, kui lihtsalt otse jõuga minema lööma, et tulebki siis sealt neid kõrgeid käsi otsida või siis vahepeal on ka Hani väga hea lahendus. Ja Triinu oli alt läbi minu teada. Nii ja tugedam on servimisoone taga. See game on üsna tasavägiselt kulgenud hetkel. Seis on 6-6. Nii hea serv kohe üle ja väga hea lahendus, jah. Ise kasutaks ka rohkem seda Kertu Stammi seal tempos, et ta on tegelikult päris hea nagu löögi ja käega nagu, et vastu võtaks olema rohkem käes ja rohkem tempot, et kindlasti on siis neil endal ka lihtsam, mitte et ainult kogu aeg läbi nurga seda rünnakut mängida. Jah, teeb kohe vastaste ploki lugemisega keerulisemaks ja igal juhul tuleb kasuks, kui temposid mängus hoida. Nii ja siin väga palju selliseid huvitavaid puuteid ja lõpuks läheb punkt Audentesele. Veidi läks puterdamiseks, jah. Praegu tundub, et Rael natukene sirgema jalaga tuli seda teist game'i mängima, et samamoodi edasi läheb, siis küll nad selle jala gaasile panevad jälle. Aga servi vigu on juba palju tulnud Audentesel selle game'i algusega, siin juba 3, kui ma ei eksi. Nii ja Rael samamoodi. Kingib vastu. Servima läheb siis Vahula. Ilusti käes serv ja saab kohe temposse mängida. Hea kaitse Tugedami poolt. Ja väga hästi sealt Reia leiab selle plokki augu ikkagi ülesse. Triinu ise vaatan ka, et on natukene pahan enda peale. Eks see frustreeriv ole, kui sa oled justkui nagu oleks kohal, aga eks see on see kvaliteet või selline korrektsus, et kuidas su käed on, et sa võid õige koha peal olla, aga kui sa neid käsi hästi ei hoia, siis tekib igasugu auke seal. Bertens võtab ise vastu, ise ründab ka. See oli nüüd hea tõste tegelikult sinna ühe peale ja läks üsna julgelt lööma, aga natuke lendas pikalt see pall, jah. Rannet vist ei saanud päris pea. Nii, ja Silvia Bertens. Väga hästi käes, temposse kohe. Natuke vist jäi ise oma tõstet ka vaatama ja siis lootis, et Stam lahendab, aga jah, julgestamist ei tohi ikka ära unustada. Ja Bertens jätkab. Eks neid ühe jala rünnakuid on üsna nii või naa keeruline julgestada juba, et seal peab ikka väga proaktiivselt alla minema. Super vastuvõtt Vahulalt, väga hea kiire tõsta Roosilt ja Palk lahendab väga hästi. Nii ja servimas on Stam.
päris hea hüppe planeeriv selline. Hea kõrge tõste. Ja siin ei olnud küsimustki väga hästi lahendatud. Kuidagi mis selle plokki nagu asukohaga oli praegu nagu päris hea selline sektor jäi Netele nagu sinna ründamiseks. Ja veits rohkem nagu siis olid ka aktiivsemalt seal plokis peaks nagu nende jalgadega nagu liikuma. Natuke kergelt tahab Roosi neid punkte saada. Ei saagi nüüd hästi aru, et kas ta üritab neid punkte saada või ta lihtsalt oitsib lahendust, mida ta teha suudab tol hetkel. Et üsna ebamugav pall oli, aga see on põhimõtteliselt sellise lihtsa palli üleandmine, et kui Side ikkagi tahab ise teist puudet teha, siis see peaks kõvasti agressiivsem olema või siis väga taktikaliselt läbimõeldud asukoha ja kõige muu poolest. Aga punkt tuli ära ja läheb ise servima. Vastuvad natuke madal, tõste on ikka hea. Ja tugedami käed olid seal. Jah, plokk oli ilusti ees, et tundub, et Nete tahtis sealt ääre kätest küll minna, aga plokk oli natuke kõrgem kui ootas vist. Ja jälle see tugedami ja soodle plokk seal. Nii, Roosi Brigitta Toom jätkab. Natuke nagu Marko Mett ütles ka eelmine aasta meil, et kui serviba hakkab, siis ei tohi lasta neid lihtsaid vigu sisse. Et kui nagu töötab, siis vastased annavad, siis oma vigu ikka vähemaks võiks olla. Mul, nüüd tulin Türgist tagasi ja mul treeneril oli 2 kindlat reeglit hooajalusest, mis ütlesid, millega meie võistkond mitte kunagi eksida ei tohi. Üks on, mis praegu Audentesel oleks ideaalne. Üks oli see, et vastuvõtjad mitte ükski servi asja ei tohi nende ette kukkuda. Ühesõnaga, et see on see agressiivsus, et sa pead olema valmis liikuma, et nad võivad sulle asja lüüa, aga mitte niimoodi, et sinu nina ette kukub maha, mis praegu Audentes, millega on päris jännis olnud. Ja teine oli see, et servi viga ei tohi teha peale ässa ja peale plokki. Okay. Nii et kui sinu võistkond on saanud, sinu tiimikaasne keegi on saanud ploki just ja sa lähed servima, mitte mingil tingimusel ei tohi viga teha. Või samamoodi, kui oled just ässa lõnud, et sa ei lähe ja järgmisel ei tee viga. Okay. Et üsna nükene lihtne ja tegu on siis ikkagi nagu ülikõrge tasemega, aga sellised baasreeglid, see on algusest peale selgeks tehtud, et mis iganes võib mängus juhtuda, see on nükene etteaimamatu ja võrkpallis ikka vigu tekib ja nii edasi, aga et sul on nagu kindlad joonised ette pandud, et nendes 2 olukorras meie ühtegi viga ei luba. Okay. Et siis seal see lihtsalt paneb sellise standardi või baasi, et sa tead, mis sinult oodatakse. Et mul on tunne, et ma tahaks praegu Audentese tüdrukutele sama asja öelda, et eelmine aasta oli see, et kui 2 servi on üle läinud, siis 3. ei tohi eksida. Et see oli väga nagu siuke kivisse raiutud ikkagi, et nagu 3. servi ei eksita nagu. Nii, aga Freia oli see palik servimas. Kohe läks üle ja serv, tugedamine tõsta. Ja saab ilusti edasi mängida, väga hea töö Lisandra poolt. Ja Liisile need pallid probleemi ei tekita, et kogemust on piisavalt, ta ei lähe seal uljalt ühe käega lööma, mis tihtipeale lõpeb sellega, et kas keegi on ploki sees või lööd kuidagi ebaõnnestud seal tõrku või outi, et teab, et 2 kätt üles ja lükkab sealt ilusti ära, et seal on väga raske edasi mängida. Copy-paste. Nete Peit jätkab servimisega. Serv hästi käes, jah. Sai ka veel hea tõsta. No nii, free ball, vaatame, mis lahendavad. Huvitavat ikkagi nagu Kivilo ploki poolt üritaks hästi palju minna. Jah, ma tahakski öelda, et Vahula praegu natukene silmad kinni lihtsalt läinud lööma. Et natuke tuleb ikkagi vaadata, kes sul seal plokis vastas on ja mida sa selle palliga teha saad, et seal lihtsalt tugevalt diagonaali lööma minna ei ole mõtet. Et kas sa lähed siis üritad mõnnakma käte pealt minna mööda piiri või sa siis kasutadki ära kuidagi neid roll-shot'e pikem nurkasid hanisid, et natukene peab targemalt rindama. Jah, valima natukene, mis teed.
nii, aga Arak siin hästi oli tegelikult näppudest. Oi, ja milline julgestus netta ise endale. Ja uuesti Arakule. Ja Hani. Aga on mängus. Rae on väga ilusti ja läks vastu lage. Rae väga ilusti sai praegu keeruliste pallidega hakkama, et natuke õnne ka siin ikkagi. Just, ja tihti sellest piisabki, et sa saad palli üle toimetatud rasketes olukordades, ei tee ise viga ja küll vastane eksib. Nii, ja time out siin Audentese spordigümnaasiumi poolt. Seis on 15-15, endiselt väga tasavägine teine game, et ei oskagi nüüd kohe öelda, mille pealt see tasavägisus on võrreldes esimese game'iga, et ei ütleks, et Audentes väga palju puhtavalt mängib praegu, et pigem võib-olla Rae on natukene järgi andnud oma mängus. Nüüd hakkavad siin mängumehe punktid ka tulema, et vaatame, kumb siis siin läbi hammustab need punktid. Time out'i all vaatasin, et Marko Mett andis päris palju kommentaare ka Roosi Brigitta Toomine. Ja siis vaatame, kas siin kuidagi tõstega midagi muutub. Väga hästi käes. Ja ühjane plokk. Praegu nüüd õnnestus tugedamil, aga jällegi see klapp ei ole päris see, et jookseb sisse ära. Vist ei nagu pall selja taha. Ja, aga see ongi sellest nüüd rütmist, et kui sa tahad kiiret palli mängida, siis asukoht on oluline nagu sidemängija poole pealt, aga nüüd ka ründajana, et kui ta jookseb ära ja pall natuke kõrgem on, siis selja tagant on väga raske seda palli rünnata hästi. Blokk oli küll olemas, isegi kahene Kertus Tamm jõudis, aga kuidagi käed vist ei läinud üle seal. Jäid vähe eemale võrgust, et sai ilusti käte ja võrgu vahelt selle punkti ära realiseerida. Ja Kivilo võisad nüüd servimas. Ja serv, Arakul hästi käes. Tõste natukene vist kaugele. Nii ja lihtne pall. Ja väga õige koht. Praegu Rae ilusti sai üle toimetatud selle palli, aga on raskustes. Tugedam tahab juba, et jah, sisse joosta nendele pallidele, eriti kui on raskem olukord, siis peab vähe kannatlikum olema ja ootama ära, et tead, kuhu jooksed ka. Vaat see oli hästi lahendatud nüüd Mõnnakmäe poolt. Tühi auk seal oli ja Audentes kuidagi vist. Oi, see on tal nii selge ka. Ta teab täpselt see nurk seal viie peal. Teatud olukordades, kui mäng on platsi ette otsa juba liikunud, siis see toidab. Kivilo jätkab. Serv hästi käes ja ikka kuidagi proovib selle tugedamiga ja nüüd õnnestus ka. Ja, palju parema rütmiga tuli siit praegu see rünnak. Et võib-olla siis seda infot jagas ka Marko Mett sidemängijale, et kuhu ta rohkem tõsteid ootab ja mis olukordades. Nii ja tugevdamisega servib. Ja Audis vist ei saanud pallile kuidagi õigesti pihta ja läks külje out'i. Servimas Julia Mõnnakmäe. Palgil hästi käes, üks jalg ja väga klassikaline Hani sinna blokki taha. Vist on lambi pall kuidagi. Et kui lamp tempomängija tavaliselt, siis blokki sinna jõua, et tema peaks korjama need Hanid. Üldjuhul küll, jah. Tempomängija teema. Nii ja Anette Arak. Hea serv. Kiire tõste, hea julges, siis käi kohe üle. Nii, seal on... Väga julgelt läheb ründama Freia seda ikka. Ja, aga no toimib. Oi. Ja siin läks nüüd maandus äkki kellegi jala peale. Roosi Brigitta Toom. Vist päris pahasti läks kuidagi. Tundub, et on kehvasti jah, ja see on nüüd Audentes oli üks halvemaid uudiseid, sest et ega neil ei ole neid sidemängijaid võtta ka.
jah, niisugune intensiivne, keeruline pallivahetus ka, et seal lõpuks kontroll kaobki nii ära, et on niisugused vigastused lihtsalt tulema, aga loodame, et ei ole midagi väga tõsist, jah. Aga platsilt ära tuleb ja tuleb siis panna teine sidemängija Laura Antson, kes siis muidu mängib libero positsioonil üldse. Et keeruline olukord Audentesele igal juhul, aga loodame siis, et ei ole midagi väga-väga tõsist ja saab kiiremas korras elada alla. Äkki on nagu siuke ehmatuse reaktsioon ka seal, ei näe täpselt ka. No Audentes hakkab kindlasti nüüd mängima siin hästi kõrgete tõstetega, et teatas Laurat ka, et mängib hästi kõrgeid tõstet ka, aga et kui ise pole sidemängi rollis olnud, siis ega siin kohe kiiret ei saagi hakata laskma. Jah, ja tegu on nüüd üsna pisikese mängijaga ja Rae poole pealt vaadatuna, siis see on koht, kus hakata siis seda plokki seal ära kasutama. Aga hüppab ka neiu nii, et vast saavad ikka hakkama. Ja Kristel Allurg läks väga võimsalt ründama seda palli. Ilus rünnak, jah. Ühese ploki vastu ka pole mingit probleemi tal. Nüüd on Audentesel väike kriisikoosolek. Tuleb välja mõelda, mis lahendused on, mis suhtumise ja taktikaga peale minna, et siin ikkagi see mängu lõpp või game'i lõpp ikkagi oma kasuks pöörata veel, et ei ole midagi läinud. Õnneks Marko Mett tundub ka ja suhteliselt rahulik, ega siin polegi mõtet mingisugust. Ei, paanitsemiseks ei ole põhjust, et mis sa ikka teed, et vigastused kahjuks on spordi üks osa. Jah, paratamatu ja väga kurb osa, aga juhtub ja nendega paanitsemine see ei aita kahjuks, jah, et tuleb lahendusi leida. Nii, ja Silvia Bertens. Hästi käes. Ja üks jalg väga hästi. Ja see ta läks küll natukene võrgu peale, mitte isegi natuke, vaid päris palju. Kristel Allurg suutis selle küll mängus hoida, aga siis seal oli jällegi niisugune kommunikatsiooniprobleem. Jah. Nii, ja punkt Audentesele. Selliseid kommunikatsiooni auke on tekkinud päris palju Rael selles game'is, et päris keeruline on niimoodi mängida, et kaob selline omavaheline tunnetus ära. Kertu Stammel hea hüpper planeeriv. Hea lihtne rünnak iseenesest Nete Peidi poolt, et teavad, et ei ole raiduma mõtet minna, vahest isegi selline nii-öelda off-tempo või natukene teise ajastusega rünnak ja pehmelt kätesse, et siis plokk juba maandub, kõik muud, et ajastus on veidike lappes juba omadega, et siis sealt on ka täiesti võimalik ilusaid punkte teenida. Nii, et Triinu Lamp vastuvõtt natuke peale ja Laura Antson on lühike, jah, nagu mainitud, et üritas aidata, aga Nete Peit oma kogemuste pealt läks ilusti vastu sellele ja pani käed ette. Nii, ja nüüd mängu tuleb Heidi Vahola. Triinu Lamp servijoone taga. Jah, niisugused ei ole kõige teravamad servid, aga tunduvad, et on hästi ebamugavad vastuvõtjatele. Ja nüüd Preia-Liisa Paik vist piirirünnaga kuidagi tee ära selle punkti. Preiale kuidagi meeldib sellised ebamugavad pallid, et läheb hästi julgelt lahendama. Jah, ta läheb neid raskeid ja see on pool võitu, ütleme ausalt, et kui sa nagu põdema hakkad seda, et nii kõrge pall ja nii keeruline ajastada ja kõike muud, et siis sealt midagi väga head ei tule, aga kui julgelt lähed, siis on seal võiduvõimalus tunduvalt kõvem. Nii, Audentes on raskustes, annavad jälle lihtsa palli üle. Seekord hästi käes. Ja minulegi tundus, et see oli outi rünnak. Kuigi päris hästi nagu oli vist ajastatud nüüd praegu Bertensi. Ei, see rütm oli väga ilus ja väike out siia-sinna ikka juhtub, aga rütmi poolest ja selline mänguliselt oli päris hästi lahendatud. Nii, Antson jätkab. Väga hästi käes.
ja no läheb julgelt ründama neid. Ja ei olnud vist pokipuudet, jah? Korraks isegi vaatasin, et äkki Kristelil olid seal tempod. Korra nagu jah, palli lennu järgi tundus, et võib-olla midagi seal katsus, aga tundub, et ei. Keegi ei protesteeri ka, et ju siis on nii. Nii, ja Allorg on ise ka nüüd servimas. Väga hästi käes vastuvõtt ja sellest läheks natukene nüüd kiireks. Raan natuke palju on tundnud neid lihtsaid eksimusi ka sisse. Jah, ütleks, et mitte väga loomulikult neile, et Vahula hästi mängib kaitses. nii. Nii, kuidagi jälle palju puterdamist mõlemalt poolt. Üsna palju jah, selliseid ebastandardseid olukordi, aga praegu siis Audentes suutis ilusti ära realiseerida selle võimaluse. Ja Freia-Liisa Polt läheb servima. Plokipunkti järjest siin. Tugedamini Soodla plokk jälle. Jah, ütleks, et Rae on natukene vastuvõtuga ka raskustes, et ei ole saanud Julia praegu mängida sellist omale loomulikku palli jagamist või sellist ründamängu, nagu ta tahaks muidu, et tundub, et üsna palju peab abistama. Nii, ja pall kätkab. Ei ole tempod väga rünnakule saanud see game ja üle on ka päris palju palle läinud. Nii, tõsta jälle kaugel. Väga palju pehmeid lahendusi kuidagi Audentese poolt. Vaatame, kas nüüd saavad tugevalt rünnata. Plokk on ilusti ees Rae poole pealt. Raske pall. Ja no ei tule Vahulal need kõrged pallid väga hästi, et ei tunne ennast väga kindlalt sellega, ma arvan. Nii, oluline punkt praegu Rae jaoks. Ja Peit on servimas. No jah, gamepall. Serv on hästi käes. Nii, ja Mõnnak lahendi selle väga ilusti agressiivselt ära. Ja 25-23 teine game läbi, 2-0 Rae spordikool Viiestonile. Võrkpallis rajab teed Viieston. Rae spordikooli Viieston võrkpalliklubi toetab Excellent äritarkvara, sinu äritarkvara partner. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks.
originaal. Nii, oleme tagasi. Rae spordikool Viiaston juhib hetkel mängu 2-0. Vaadates tagasi eelmise game'i statistikale. Esimese game'iga võrreldes muidu üsna sarnane. Et rünnakul siiski Rae oli parem kui Audentes. Liis Kivilo endiselt rünnaku liider, eelmises game'is siis 7 punkti, 6 punkti ja kokku siis 2 game'i peale on tal 13 punkti pluss 11. Audentese poole pealt samamoodi suurim punktitooja on Freia-Liisa Palk 7 punktiga pluss 2. Suurim vahe siis ongi praegu rünnaku lahendamisel, aga vastuvõtt oli tunduvalt kindlam nüüd Audentesele, et kas siis Rae andis oma servidega natuke järgi või leidis Audentes oma selle vastuvõtu natukene paremini üles siin teises game'is. Ja alustame siis kolmandat game'i, seis on 1-1. Ja koosseisudes muudatusi ei ole toimunud. Et jätkame nii, nagu lõpetasime eelmise game'i. Ants oli praegu kuni Audini siis oli jällegi väga agressiivne hea serv, jah. Aga see oli ka üks asi, mis siis eelmises game'is Audentese poolt oli 5 servi viga, et sealt tuleb natuke kokku tõmmata, et kui game lõppes 2 vahega, siis 5 servi viga on natukene liiga palju. Nii, Libera teeb tõstetööd ja Kristel väga ilusti lahendas sealt selle valli ära. Nii, ja servib Silvia Bertens. Vastuvõtt natukene kaugel. Ja Palk läheb ikka agressiivselt rindama. Praegu küll maandus pall põrgus, aga enne ka esimene punkt Audentesele päris hästi läks tegelikult Palk neid näppudest lööma ja tõi selle punktiga ära. Ja Bertens jätkab. Vastuvõtt on olemas. Ja blokk oli ka olemas praegult. Triinu hoidis hästi sealt käed ja... Jah, see oli hästi valitud asukoht blokile, et kõrge pall natukene platsi sisse jäi ja blokk liikus ilusti vastu sellele. Nii, ja nüüd siin on natukene Audentes kuidagi vist rünnakuga natuke ikka vist nagu kimpus. Et tegelikult on kõik olemas, et tõsta on olemas ja vastuvõtt on ka okei. Jah, eks vaatame, mis siin peatreenerid suudavad välja mõelda ja mis näpunäiteid anda. Et praegu Rae sai palju parema mineku jah, siin kolmanda game'i alguses kohe. Ja Bertens jätkab. Vaatame, kas time out ka kuidagi siis mõjutas seda servimist või mitte. Tahaks loota, et mitte. Sellise kogemusega mängija võiks ikkagi hakkama saada selle poole pealt, aga... Ja sai. Olid näpud, jah? Jah. Sellest on hästi lahendatud, et jälle kõrgelt näppudest, aga endiselt see pall jääb selja taha tugedamile, et jubedalt tahaks näha, kuidas ta ühe palli endale ette jätab ja mis sealt siis välja tuleb, et ei, ma olen näinud, annaks talle nii palju rohkem jõudu juurde, et ma tean, et tal seda õlga on ja kõike, aga pauk oleks hea, jah. Et oleks vaja leida oma see hea positsioon just rünnakuks. Ja mingit kombinatsiooni proovite mängida siin, jah? Mulle jubedalt meeldib just väga Raigole omane. Selja taga tõusvad või meetrit siis Diagoga mängida, et see kui hästi tuleb, siis saab mõnusat pauku panna sealt, aga praegu läks natukene rütm sassi seal, et tõste, kas oli natuke kõrgem ja siis Kristel läks natukene vara peale sellele. Nii, ja Audentes
servivead on ikkagi nagu kuidagi... Kimbutavad veel, jah. Et jällegi siin 2 äkki selles game'is nüüd. Et mitte ainult ei ole see, et sa nagu 1 punkti kaotad, aga see kuidagi võtab ka nagu võistkonna rütmi ära, et tihtipeale need punktid, mis siin toimuvad, et see on rohkem kaal kui see üks punkt, mis tablool näitab, et see vaimne mõju või selline on ka ikkagi märgatav võrkpallis ja väga oluline midagi arvestada. Nii, siin oli nüüd sellele mängule omane vahetus. Mängu tuleb Anette Arak. Anette on tegelikult päris hästi praegu sisse tulnud ka siin, nii nagu pole jäänud kuidagi vahele minu meelest, ei rünnak ega kuidagi vastuvõtt on ka olemas. Ja, pean nõustuma, et tundub ka, et ta on paremini hakkama saanud just üldjuhul nende pallidega, et Surusime ära natukene vist praegu siin. Jah, ei tohi ikkagi ette rääkida niimoodi. Aga ei üldiselt vaadates tagasi, et ei ole nagu täheldanud, et see oleks tal väga suureks probleemiks jäänud, et teeb oma osa ära. Nii, ja Lamp jätkab. Ja tuleb ka neil siin vigu sisse ikkagi, et natuke annavad õhku peale Audentesele ikkagi. Nii, ja Helari Soode servijoone taga. Hädasti oleks vaja siin natukene mingisuguseid assasi või kuidagi, et raed ka ja... No, täitsa hea serv ja oli audis. Oli audis. Iseenesest Nete Peidi poolt väga hea mõtlemine ja koht oli olemas, kuhu ta läks, aga ründama läks, aga praegu läks jah, natukene auti see pall. Nii, ja Soode jätkab. Serv oli väga hea koha peal, sundis diagonaalründajad vastu võtma seda. Tuli kohe niuke kergem rünnak vastu ja said ise ehitada väga ilusa rünnaku üles endal ja punkt Audentesele. Väga hea tõstet. Ma ise poleks arvanud, et ta üritab kuidagi selja tagant veel niimoodi pikka vahet mängida, et ta oli seal nagu 4 juures olemas, et oleks võinud ka sinna lasta kõrge tõsta, aga päris hästi praegu lasi Tugedamile. Eks tal seda uljust veits on, et väga muidu ei ole, ma olen ise selline samasugune, et kui lõpuks lastakse sidet mängida, siis tahaks igasugu asju proovida ju. Aga ei, väga tublisti julgelt on tulnud ja eks ta on nagu sellistes treeningutel ikkagi, nii palju kui ma olen aru saanud, et ta on harjutanud ikkagi jah, sidemäng ja positsioonil treeninud, et ei ole päris see, et ta nüüd tuli siia mängu sideks ja ei ole ühtegi korda enne ühtegi tõstet teinud, et eelmine aasta ka ta mängis sidemängi, et siis oli Liis Auvert oli ka vigastusega väljas. Just, et täitsa uus see positsioon tal ei ole, aga väga hästi on hakkama saanud praegu, jah. Väga hästi lasi praegu Antson ka Stammile seda vahet, et see oli ilus, jah. Tüdrukud ise ka siin päris rõõmsad ja eks Antson on, jah. Sellised õnnestumised on väga olulised just sellisele motivatsioonile ja enesekindlusele. Täpselt. Ja on natukene nendest pikaks see Tugedami serv. Seis on 10-7, servima läheb Nete Peit. Vastuvõtt on hästi käes ja tempoga natuke lühikeseks praegult. Nete ei ole väljakut väga hästi leidnud meie praegu, et paar sellist iseenesest mitte kõige halvemat lahendust on leidnud, aga ei ole hästi realiseerinud neid. Nii, Arak. Natuke lihtne serv. Saab suht vabalt mängida seda, aga kaitses ilusti üleval. Nii. Polnud nagu paha idee. Väga hea tõste on, ütleks isegi. Sellisest olukorrast tõsta sinna ja tõste asukoha ja kõige poolt oli ka väga ilus, aga Tugedamil siis Netele suht sarnaselt, et pole seda rünnaku liigutust ära lõpetanud, et natukene nibin-nabil lendavad auti. Aga see on just see lõpp, mis sa selle randme seal peale paned, et platsile maanduks. Nii, ja Tugedami asemel tuli mängu Maria Elisabeth Jefanov. Nii, ja vist äkki see vahetus ajas kuidagi rütmi sassi Kivilool ja serviviga punkt Audentesele.
jah, et Rae servivead on tulnud sellised trossiservidest, et näha on, et nad suruvad serviga, nad üritavad seda nagu teravamaks ajada. Et see on niisugune, see oht on alati seal olemas, et ütleks, et neil on praegu need servivead on just sellest tulnud. Nii, ja Stammi serv. Vastuvõtt on hästi käes. Ja noh, seal oli näha, et Kristel Allurg läks niisuguse hooga lööma, et ei andnud teist võimalustki, et tema läks punkti tooma ja tõi ta selle ära ka. Ja Julia Mõnnak ma olen servijoone taga. Mõlemad poolt on praegu neid servivigu kuidagi iga geimiga aina rohkem, nagu mul siuke tunne. Et servid on mõlemal tiimil hästi head ja surruvad. Jah, ju on siis antud juhised ette, et surume serviga ja paneme nüüd ühe vastuvõtjad rohkem raskustesse, aga see on alati niisugune rahe otsaga asi. Ja toimis. Liberal, kellel võib-olla ülipalju servi kogemust ei ole, aga väga ilus terav serv kahe mängija vahelisse konfliktitsooni ja punkt sealt tuli. Nii, Antson jätkab. Tundus nagu oleks olnud korraks nagu sees, aga eks peakohtunik tegi paremini. Jah, mulle tundus auto, aga hea terav serv igal juhul, et päris julgelt paneb ja läks Silvia Perkensile servima nüüd. Ja juba niisugune jah, servide kilkimine edasi-tagasi käib praegu, et mängu nii palju pole, aga servida saavad mõlemad tiimid hästi palju. Aga ei tea jah, võiks siis võtta selle hetke ja natukene paar sekundit, aega on seal 8 sekundit keskendumiseks, et võtta see paar sekundit juurde ja otsi see plats ikka üles. Nii ja palk. Tatrikul hästi käes. Ja Arak sai kuidagi sealt veel. Ilusti lahendatud nüüd. Hästi kindlalt lahendab, jah. Nii ja siin tuleb servivahetus Rae spordikooli poole pealt. Et kui peatreener mulle mängu alguses ütles, et vahetusi ei plaani teha, siis ma arvan, et servivahetused on sellest väljaspool, et seda ikkagi kasutatakse üsna tihti ja eriti vist Lambi ja Rahuaja nagu... Ja Ragne on väga teada-tuntud hea serviga juba aastaid siin Eesti liigas olnud, et väga igati asjalik vahetus üldjuhul. Vaatame nüüd, kuidas tal nüüd läheb. Serv hästi käes. Ja noh, katsuvad. Sai oma selle käe alla, aga päris ei suutnud palju üle toimetada. Nii, Rael oli tagasi vahetus ja Audentese poole pealt läheb servima Heleri Soodla. Ja ei ole midagi öelda, Audentese on mängus sees täiesti 13-14, et vaatamata oma siis koosseisu igasugustele ettearvamustele ja muudatustele, siis päris tublisti on praegu hakkama saanud. Ja no võitlesid küll lõpuni, aga ei suutnud seda palli üle anda enam. Nii, Kristel Allorg servimas. Vastuvõtt on enam-vähem olemas, tõste natuke madal, aga need hanid vist sinna ploki taha ikkagi nagu Raele ei sobi, aga Audentesele sobivad ikkagi, töötavad. Eks sa pead teadma, kes sul seal ka kaitses on, et üldjuhul, kui on diagonaalid sellised pikad mängijad, siis väga tihti kasutatakse nende ees olevat seda ala ära või kui tead, et keegi nagu võib-olla liigub paremini ette, keegi võib-olla väga ei liigu paremini ette, et siis ära kasutada just neid hetki, et kus on suurem tõenäosus, et see pall võib maha jääda. Et Kristeli ette, et nagu on näha olnud, et on raskustes olnud nende hästi lühikeste hanidega. Nii, väga ilus üks jalg siin Antsoni ja Stamme poolt, et Koik võttis ka selle peidi servi ilusti vastu ja kõik toimis nüüd väga ilus, noh. Jah, ütleks, et Antson ja Stamm on üks hea klapi leidnud oma vahel, et päris äge on vaadata.
nii, Araku serv hästi käes Rael. Ja Stamme plokk töötab. Ei tea, kas Kivil ei olnud kuidagi valmis või ta arvas, et keegi teine kuidagi julgestab teda seal. Eks seda on peale enda rünnakut on üsna raske reageerida sellele nii või naa, et praegu ta oli küll niisugune pehmem, aga ehk ta siis vaataski, et äkki keegi teine istub seal alla, aga praegu oli suht tühjust ümber. Nii, Arak jätkab väga hea serviga Tatriku peale ja servi ässid poolt. Jah, Nete Peit jookseb, mis ta jookseb, aga selle pallini ei jõudnud. Nii, Audentese kuidagi niisuguse hoo sisse saanud vist siin. Jah, ja on ka 1 punktiga juhtima läinud seda game'i, et 17-16. Eelmises kohtumises omavahelises siis Audentes võitis 1 game'i. Mängu võitis Rae 3-1 siis. Et täiesti ei ole enne kuulmatu Audentese jaoks ka siit game'i võite noppida, et kõik on võimalik. Eks jah, naiste mängus vist ongi kõik võimalik tõesti. Tead, ei ütlekski, et naiste mängus võrkpall ongi meil selline või sport üldiselt, et kui teaks ette, siis ei oleks mõtet teha. Nii, ja Kivilo serv, hea serv, vastub natuke kaugel ja Palk jälle väga julgelt läheb ründama. Nii, natukene jälle sellist rapsimist Rae poole peal, aga leiavad lahenduse. Koik väga hästi kaitses praegu. Koik terve selle pallivahetusel ilusti just nende niistel sidepushidel ja asjadel all, et hästi võitleb. Nii, ja Kivilo jätkab. Hea serv. Blokk oli küll olemas, aga jah, vist koha valikuga. Ja see oli jälle selline, ütleks isegi, et ületõste, et või pluss, kes kuidas kutsub. Et ei olnud nagu paip platsi keskelt, vaid natuke edasi liikunud ja blokil kohe selle võrra keerulisem, aga Nete sai ilusti selle sama hooga siis minna ja rünnata sealt bloki kätest ilusti. Annab Netele kindlasti natukene vist enesekindlus ka juurde, et siin paar eelmist palli ei ole nii-öelda väljakut tabanud, et kindlasti see paip annab talle julgust juurde. Jah, aga ma üldiselt ütleks, et Nete Peit ei ole selline põdeja tüüp, et läheb paar tükki natuke metsa, siis läheb, aga ta ei ole selline, kes pead nurgu laseks või nagu enda hullult kõhklema hakkaks, et ta on õnneks selline üsna julge ja läheb, paneb järgmise uuesti samamoodi ja ei lase ennast nagu väga heidutada, et see on väga kasulik sportlasele. Nii, ja Kivilo jätkab. Vastuvõtt on hästi käes. Ja nüüd kuidagi vist läks äkki liiga kiireks see tõste või kuidagi... Üle lendas veits, tundub, et Freia nagu oli kohal ajaliselt, aga lihtsalt ei ulatanud nagu seda väga mängima. Nii, Audentes on lasknud siin nüüd paar sükest rumalamat viga sisse. Rae on taas mängus. Vastuvõtt on kaugel, Antson tõstab jälle natukene kaugel, aga Freia saab väga hästi sealt ikkagi rünnatud. Ja Rael on täitsa süka hoog sees siin, kõik nagu toimib nende mängu poole pealt. Et Antson on ees ka blokis, et võib-olla sealt ongi nagu mõinak meile hea lasta sinna 4 peale niimoodi ka, et Antsoni pealt lüüa. Ja ma ütleks, et tegelikult praegu Liis Kivilo servid ka, et ta on nüüd ilusti surunud ja ei ole Audentes oma nagu rünnakut saanud üles ehitada päris nii mugavalt ja siis annab kohe Raele ka parema võimaluse vastu rünnakuteks, et jällegi hea serv Kivilo poolt. Jah, et see on nagu pool võitu juba, et alati ei pea otsene punkt tulema, aga kui see on niimoodi üles seatud, et vastastel on olukord kõvasti raskemaks tehtud läbi selle, siis ongi selline äraootamise, ära kannatamise mäng nii-öelda. Et küll see viga seal vastastel tuleb või siis saate ise võidelda uue nagu lihtsama võimalusega. Vastuvõtt olemas. Ja Antenni vist ründas Freial Sabalik. Marko Mett jagab ka siin mingisuguseid kommentaare Antsonile. Jah,
ja siin tuletan meelde, et servima läks Kivilo 17-17, et päris hea serviseerija on teinud. Hea stabiilne serv. Proovib seda lühikest ikkagi, aga lõppes lihtsa palju üleandmisega. On Rae ka omajagu raskustes, aga siit peaks nüüd päris ilus lahendus tulema. Ja nii oli. Et sellise kogemuste ja kaliibriga võistkond nagu Rae on, et kui sa neil ikkagi lihtsa palli üle kingid, et siis on oodata tugevat rünnakut vastu ja praegu see ka toimis. Nii. Ja tegu on matšpalliga, 24-17. Hea serv jälle Kivilo poolt. Ja Freia on raskustes ja ei suutnud seda üle aidata. Game lõpeb 25-17 ja sellega on ka mäng läbi 3-0. Ei ole üllatust mängu tulemuses. Nägime ilusaid hetki, nägime natuke keerulisemaid hetki, aga ma arvan, et Audentes võib pea püsti ära jalutada, et arvestades, mis raskused neil võistkonnana on, et siis tulid hästi toime tegelikult. Tegelikult said päris tublisti hakkama ja nüüd jagatakse ära siis mängu parimate auhinnad Audentese poole pealt. Teine sidemängija Laura Antson, kes tuli väga tublisti sisse. Ja Rae spordikool Viiastoni poolt mitte üllatuslikult Liis Kivilo, kes siis tõesti mängu suurim punktitooja ja väga, väga edukalt sai hakkama oma tööga siin. Ja püsige ikka spordilainel. Homme juba järgmised Balti liiga ja Eesti meistrivõistluste kohtumised ja peatse kuulmise ja nägemiseni. Võrkpallis rajab teed Viiaston. Rae spordikooli Viiaston võrkpalliklubi toetab Excellent äritarkvara, sinu äritarkvara partner. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks